väljas vihma sajab. Tervist. Ühesõnaga mõtlesin, et teen väikse video, mis juhtus peale õnnetust, et mis nagu toimus. Pühapäev juhtus see õnnetus, siis esmaspäeval põhimõtteliselt ma sain pillile juba velje alla. On küll musta värvi, aga ma ei tea, mõni ütleb, et sobib isegi paremini, kui mul valge on. Esialgu on siis niimoodi, et taga jäi valge, ette jäi must. Aga tagaotsa ma praegu ajutiselt siis keevitasin selle plastmassi parandusaparaadiga kokku. See oli siit pooleks nii. Siit olid, see oli pooleks, selle panin kokku. Põhimõtteliselt sain nagu ilusti kõik ära pandud. Aga siis avastasin, et siit oli üks siuke piklik jupp oli puudu. Ja meil tuli Jaanekiga sellest juttu. Jaanek ikka tubli mees küll, kurat võttis kätte ja läks sinna õnnetuskohta ja tõi mulle selle jupi ära, nii et ma sain siia kõik selle augu kinni panna, et nüüd on super. Vähemalt ei lenda mingi sitt ja sodi sisse ja ka eks ma talve jooksul nagu peaks need uued plastmassvidinad leidma. Sikke läheb ilusti käima ja selles suhtes on nagu super. Pole häda midagi. Jah. Tegelikult see esimust velg on päris okei. Mul muidugi olid kohe riiuli veel siuksed kõredi kleepsud ka olemas. Noh, natuke rõõmsam on. Mul on lihtsalt kõredi must junn. Vot nii. Velg on ise sihuke. Vot. Ikka päris mõlkis, et ma ei tea, kas seda taastatakse või taastata. Aga noh, eks ma lähen näitan sellele taastajale, kas on võimalik, kui ei ole, noh, siis pole midagi teha, siis läheb utiili. Kiivril pole mitte mingid jälgi, täiesti kuradi, noh, et ma oleks nagu pea ära löönud, kõik on jummalast okei. Et ma ei tea, millest on jummul siis sellest põrutusest oli ikkagi see siuke, et mul alguses nagu tahtis kuradi pildi visata taskusse. No viskaski, mitte ei tahtnud ja mitte taskusse, aga nagu häguseks, et ma nagu neid näokontuure nägin, aga nägu ennast ei näinud. Aga see oli mingi siuke kurat, ma ei tea, ei olnud võib-olla minut aegagi, aga no imelik oli olla küll, kui sa räägid inimesega kuradi, tunned hääle ära ja kõik, aga näed ainult näo ümbert nagu, et nägu ennast ei näe. Aga õnneks see taastus ilusti kõik ära ja noh, põrutada sain ikkagi loomulikult rääg. Kui kuradi tuled hooga ja siis kuradi plaks järsku jääd seisma. Ja. Räägiks siis natuke enda tervislikust olukorrast ka. Pühapäeval oli avarii, siis noh, kann oli valus küll ja kõrdi see tagantpoolt pool selga nagu vasakult poolt, millega ma nagu selle puu ja sikli vahele jäin, aga kolmapäeva õhtu käisin duši all ja vaatan, et kurat alakeha, eest alakehas tuleb siuke tume lilla see, nagu verevalum või siuke. No ja Eesti mees ei lähe ju lihtsalt arsti juurde kuradi. Mõtlesin, noh, et sisemiselt tunnen, et nagu midagi viga ei ole, et kõik on okei. Aga siis viskas svantsu lillaks, no bled, siis oli kähku kuradi emosse minek. Kurat teab, äkki läheb veel kunagi vaja, kukub ära ka veel. Aga läksid emosse, pandi mind kompuutrisse. Kompuuter näitas, et mingid sisemise verijookse ega kuradi mõrasid ega luumurde midagi ei ole, et lihtsalt sain tugevasti muljuda. Ja polegi midagi teha. Mis on veel hästi kuradi jama on see, et nahk oleks nagu väike selgas, sest noh, kui liigutad isegi kui kätt tõstad, siis selja naha pealt tõmbad ja siis mingi närviteema on vist.
et täpselt nagu kõrvetab nahk selgas või siuke vastik tunne, eriti öösel magada eriti ei ole saanud, no nüüd on varsti on homsega saab nagu nädal mööda asjast ja no hakkab paremaks minema, nüüd panin tiklaki ka peale ja täna sain isegi selili magada, muidugi kui ma seal kompuutris käisin, seal pidi ka selili minema ja käed üle pea tõstma. No et see oli katsumus, hambad ristis olin seal, aga noh, tuli ära käia. Jah, seekord siis läks niimoodi, et kuradi sitasti, selles mõttes, et no oli nüüd seda vaja. Eks no ise süüdi ka, keda sa ikka muud süüdistad. Jah, aga noh, motikas on nüüd korras, tahaks Pärnus ikka veel ära käia. Ja ega siin polegi pikka pidu, kui ilmad selliseks lähevad, ega sa enam ei sõida siis siin jälle hurraaga edasi. No. Kuigi noh, varustus on selles mõttes, et on igasugust, et vastav bluuse on selgas ka parega poisil pandud. Jäpp ja midagi, sõidab veel ära, need jääb mul 2 kuuks on veel tehtud kindlustus. Ma arvan, et tempo läheb natukene ikka kuradi maha, et ei saa ikka nii uljas pea olla. Peab natuke mõtlema. Seda teavad kõik siklimehed, et siis kui võtid keerad, siis jäi aju kapi peale. Aga noh, Marko ei ole oma tsiklil nagu midagi veel vaadanud, tal seisab katte all. Et tema nagu see hooaeg enam ei kolista ringi. Tahtsin lihtsalt väikse ülevaate anda, et mis nagu toimunud on, et ma vaatasin, et mul seda videot on päris palju vaadatud, et noh, kui õnnetus on, siis on selge, et inimestel on ju, kui pealkiri on selline, et siis on inimestel huvitav vaadata, mis juhtus, tavaline eestlaste värk. Põnev ikka, mis teisel juhtus. Aga sellegi poolest, et olge terved ja mis seal ikka, tee peal näeme.